ütleme nii, et tegelikult sõit oli minu jaoks üpris lihtne, sest meil oli siuke 4-liikmeline punt terve aeg. Et tegime suhteliselt ühtlaselt tööd, et kordagi siukest väga rasket momenti ei olnud. Et siin teist korda Keava mägedesse minnes ma üritasin konkurente maha raputada, aga Siim püsis nagu takjas minu küljes kinni, et ei jäänud ta kuskile maha. Lõpus siin viimasel kilomeetril käis juba paras kassihiiremäng ja siis mina tegin ilmselt õigema lükke seal finišikurvis ja sain esimesena siin nooga sisse ja siis panin lihtsalt lõpuni nii, kuidas torust tuli ja nii see võit oli. Ja rada kuidas meeldis? Mulle väga meeldis, sest siia oli sisse põimitud selliseid uusi lõike, mis on minu jaoks nagu täitsa võõrad. Et pidi ikka korralikult keskenduma seal singlitel, et mitte seal palju vigu teha. Et mulle meeldis. Kuidas hooaja plaan on? Plaan on terve sari kaasa teha ja eks näis, mis saama hakkab. Ja eesmärk on sari? Eks ikka sarja võit. Väga raske oli igatepidi, et üks asi, mis kindlasti tegi raskemaks, oli see, et ma ei olnud rajaga tutvunud, et see nädal läks tegelikult tervise turgutamise peale, et peale eelmise nädalavahetuse võistlust siin olin külmetusega rivist maas, et ega tegelikult praegu ka terve ei ole, nii et ütleks, et väga raske igatepidi. Aga kuidas rada meeldis? Rada oli põnev, et eriti veel sellepärast, et ma ei ole nüüd siia Rapla poole sattunud viimastel aastatel nii palju, et on kuidagi jäänud see vahele ja siin oli tõesti päris palju oli muudetud, et kindlasti üks asi see stardikoht, aga et singleid ja mingeid tuttavaid kohti oli veel tagurpidi keeratud ja võib-olla natukene palju raputavaid põllulõike, aga muidu oli nagu põnev. Ja kuidas sul naiste arvestus konkurents oli? Ei näinud teisi sõidu ajal ja siis ütleme nii, et tegelesin iseendaga terve sõidu edasi. Ja hooaja plaan on milline? Kõigepealt proovib terveks saada ja siis proovib trenni teha ja võistlema ikka saada ja eks näis, kui paljudele etappidele täpselt jõuan.